Eesti seisukohtades on ühemõtteliselt kirjas see, et garantii mahu suurendamisega meie nõus ei ole, küll aga me oleme nõus EFSF-i võimekuse suurendamisega ehk siis finantsvõimenduse andmisega ja iseenesest kui see idee toetust pälvib, et siis ta pälvib ka Eesti toetuse, sest iseenesest suurema võimenduse andmine EFSF-ile on eurotsooni kui terviku stabiilsuse huvides ja loomulikult on see ka Eesti huvides. Aga ma olen päris veendunud selles, et kõigi liikmesriikide või valdav osa Euroopa Liidu liikmesriikide või eurotsooni liikmesriikide valmidus täiendavate garantiide andmiseks on praeguseks juba ammendunud ja ei maksa kellelgi kütta üles mingisuguseid kuulujutte sellest, kuidas meie 2 miljardisest garantiist kohe saab 10 miljardine garantii. Vastupidi, kui selle alalise stabiilsusmehhanismi ESM-i rakendamine õnnestub tuua ajas aasta võrra ettepoole, siis tähendab see seda, et see kogu garantii maht väheneb 2 miljardilt eurolt 1,3 miljardile eurole Eesti jaoks ja otse loomulikult oleks see juba see ESM-i rakendamise aasta võrra ettepoole toomine pelgalt finantsilistel põhjustel Eesti huvides, aga teades seda, et ESM on märksa paindlikum ja efektiivsem kui see ajutine EFSF, siis ilmselt võidaks sellest ka Euroopa Liit ja eurotsoon tervikuna. Et meie kindlasti toetaksime ESM-i varasemat rakendamist.